No nii, õhtust siis minu poolt jälle. Päeval siis oli siuke põnev ringkäik meil Metskülla ehk siis sinna, kus plaanitakse sigu matma hakata, kus on ettevalmistustööd tehtud. Ja noh, ma ei saanud kõike nagu kajastada teile, sest et ausalt öeldes mul sai telefon tühjaks ja siis siis ka üks inimene ei tahtnud tegelikult, et laivi tehakse. Aga kogu see info, mis meil õnnestus nagu saada, see on väga huvitav. Ja ausalt öeldes väga mõtlema panev, sest et seal on jälle väga palju sellist infot ja materjali, mis tekitab tunde, et kas asjad ikka on päriselt nii, nagu nad olema peavad või nagu meile räägitakse. Ehk siis käisime siis kahes majapidamises. Ühes ma näitasin teile laivi, kus ma tegin siis nii-öelda seda vee joomise testi, on ju. Ma ütlen ausalt, et kui nüüd vahepeal muidugi see ära katkeb siin, siis te teate, et mul on natukene ka leviprobleem ikkagi veel, eks kodus. Aga tegin seda vee joomise testi ja noh, praeguseni on kõik tervis korras, ei saa kurta, et oleks midagi selles osas viga. Aga ühesõnaga, ma siin silitan vahepeal koera vahel, Saku, tule näita ennast. Joo, kes on hea poiss. Ühesõnaga avastasime siis sellise asja, et Aini juurest läksime siis sellesse tallu, kus need kunstnikud elavad, McKinleyd, ja seal siis Patrick McKinley oli kodus. Ja põhimõtteliselt rääkisime siis, kuidas siis tema nagu asjast aru oli saanud või mismoodi tema siis seda, noh, eks ta on ka ajakirjanduses kajastanud tegelikult ju teda ka palju ja teda on näidatud ja temast on kirjutatud sellest perest. Aga päris huvitavaid fakte tuli juurde. Ehk siis härra ütles niimoodi, et mingi aeg tagasi siin nüüd septembris oli siis PTA poolt tõepoolest käinud siis küla peal nii-öelda see keskkonna mingi ameti või kes need iganes on, need tegelased, kes siis veeproove teevad. Ja olid siis salvkaevudest ka nendel veeproov võetud ja mitte ainult, vaid oli võetud niimoodi, et terve küla pealt siis oli olnud vist on 14 kaevu. Noh, päris, ütleme, et see on hajaasustus, see ei ole mingi selline koht, kus on nagu kaev või majas kinni või üldse ei ole. Seal oli nagu väga raske isegi leida neid majapidamisi metsa seest. Nad on ikka täiesti eraldatud. Ja ütles, et küla peal on 14 kaevu, millest üks on siis puurkaev ja siis 13 on salvkaevu. Ja mis oli väga kummaline, nendel konkreetselt on ka täitsa uus kaev. Salvkaev on suhteliselt uus ikkagi. Näha oli ka, et ta oli päris uus. Ma seal pilti ei saanud teha, sest mul tõesti oli telefon tühi juba selleks ajaks. Aga kõige kummalisem on see, et ka nende kaevus oli täpselt sama koolibakter sees, enterokokid ja mitte ainult neil, vaid kõigil 13 kaevul on täpselt sama tulemus. Ehk siis, see tundub utoopia tegelikult. Selles mõttes seal on nüüd mõned variandid, on ju, mille pärast see saab siis nii olla, on ju. Et üks on see, et kas see pinnase vesi on juba nii palju nagu reostunud, tuleb kaevudesse. Või siis ta ütles ka seda muidugi, et need proovid võeti kõik ühel päeval, kiirustades, lahmides nii-öelda, mitte nagu korrektselt, sest tegelikult ka selliste proovide võtmine ikkagi päriselt, kui me räägime bakteritest ja sellistest asjadest, siis peab olema väga steriilselt võetud ja viidud siis ka nii-öelda teatud temperatuuril laborisse. Et kiirustades oli need võetud ja siis tulid ka vastused ja kõigil tulid samad vastused. Ehk siis ma nende paberid konkreetselt ei näinud, ma saan need paberid kui vaja, aga ma analüüsisin läbi ka selle vana inimese või selle Aini, kus me siis laivi tegin, selle paberid nüüd, mis ma üles pildistasin ja seal oli näiteks koolibakter, kui piirmäär on 0, ehk sul ei tohi nagu üldse mingit väärtust olla, kui kõik on korras, siis tal oli seal 1733, mis on väga kõrge reostus. Ehk selle järgi ei tohiks tegelikult seda vett üldse juuagi. Ja naljakas on see, et inimesed on mitukümmend aastat tarbinud seda vett ja mitte midagi ei ole neil. Tervisel pole mitte midagi häda, et nad ei ole rohkem haiged kuidagi, nad ei oksenda, neil ei ole kõht lahti. Ehk siis tegelikult kõik 13 kaevu said sisuliselt sama tulemuse.
ja noh, see ongi nagu väga-väga imelik, et tellijaks oli PTA, Põllumajandustoiduamet, nendele proovidele. Ja kui me nüüd mõtleme, et see pinnase vesi, võtame hüpoteetiliselt, et see proovid olid korrektselt võetud, et nad ei olnud siis nagu halvasti võetud, et ei ole see saastatud proovid nii-öelda siis. Muidugi teades kogu seda riigi asjaajamist, kuidas neid PCR-teste pärast võeti ja kuidas neid proove sealt sigalatest tarniti, eks ju, siis ma väga ei panustaks sellele korrektsele võtmisele. Aga see selleks jätame. Kui me selle poole kõrvale jätame, siis mõtleme nüüd natuke seda, et fine, proovid võeti korrektselt ja kõikides 13 kaevus on siis reostus. Ehk siis see tähendab seda, et 1733 oli koolibakteri näit selle ainikaevus ja enterokoki näit oli 4, mis peab ka 0 olema, eks ju. Ja enterokoki näit näitab konkreetselt nagu fekai probleemi, eks ju, et ütleme ropult öeldes sitt on siis kaevus, on ju. Kuidas need saavad seal olla? Kas üks variant, pinnase vesi jookseb kaevudesse, teine variant, kuskil on mingi hull loomapidamine läheduses või siis on saastatud proovid, on ju. Et loomapidamisi mitte kuskil ei ole seal. Ei ole aastakümneid olnud juba ja see ei ole ka loogiline, et terve küla peal siis 13 majapidamise juures on mingisugune ränk loomapidamine. Ei ole seda, eks ju, see on fakt. Pinnase vesi, jah, see võib tulla, on ju. Ütleme siis niimoodi, et kui on nagu terve regioon saastunud, siis võib pinnasevee probleem olla. Nii, Aga nüüd võtame siis selle suurelt kontrollitud nii-öelda PTA tellimusel, Keskkonnaameti tellimusel selle pinnase ja nende proovide võtmine, millega siis, ütleme siis kogu see analüüs, mis 2015 tehti ja millega väideti, et see koht on nagu sobilik sigade matmiseks, siis sorry, aga kui seal on juba pinnase vesi tuleb kaevudesse sisse, siis kui nad panevad need sead sinna maa sisse, siis uskuge mind, et see probleem süveneb. See tähendab seda, et saastumine suureneb ja tegelikult on väga suur oht nende kaevudele. Et see kõik, mida täna on riigi poolt või ametite poolt räägitud, et see on ohutu, see ei ole ohutu. Selles vaates, et neil on juba ju probleem. Et kui täna pinnase vesi nii räigelt tuleb sisse ja koolit on täis kaev niimoodi, et tegelikult nad ei tohikski seda juua. Nad peaksid vett kas keetma läbi, tegema mingi puhastuse, tegema kaevupuhastused ja panema sinna mingeid vahendeid, mis tapaks ära need bakterid, eks ju. Et tänase seisuga nad ei tohiks tegelikult seda vett juua. Kõik terve see küla ei tohiks. Ja siis nad lähevad sellesse külla reaalselt ja sisuliselt panevad sinna veel need sead maa sisse, eks. Kes omakorda hakkavad siis eritama igasuguseid baktereid, igasugused nitraadid, ammoniaagid, mis iganes ained võivad sealt veel eralduda, eks ju. Siis arvestades seda, siis ma tahaks teada, kuidas on võimalik, et üleüldse tehti selline otsus sellisesse kohta sigumata. Et nagu päriselt te lähete nimelt rikkuma inimeste joogivett. Nad on väga mures, nii nagu see Ain ütles, nii rääkisime ka Patrickuga ja Patrick ütles, et ka nemad kuulsid kogu sellest asjast esimest korda ajalehest. Mitte ei tuldud inimestele rääkima, et meil on siuke plaan või et kuidas teile see sobib või et te elate siin väga lähedal, äkki teile ei sobigi, kuidas te tahate, kas te tahate endale sellist reostuse ohtu siia sisuliselt mõnesaja meetri kaugusele. Ei, nad lugesid sellest ajalehest, Sakalast. Ehk siis see näitab juba seda, et riik ei ole ausalt ja läbipaistvalt ju neid asju ajanud, on ju. Siis, kui tuli esimene nii-öelda see avalikustamine, ehk siis nad esimest korda nagu sõna võtsid, ütles 10 minutit läks vaevalt 10 minutit ja hakkasid telefonidelt erinevad ametiasutused ja kõik neile helistama. Siis, kui see asi oli avalikuks läinud. Ehk siis nad ise olid nagu kuidagi juba mingi intervjuu andnud, on ju. Et taaskord, minu jaoks ma ütlen, ma olen harva sõnatu, aga see võtab tõesti sõnatuks, et kuidas see võimalik on. Ja vaadates kogu seda, ma rääkisin ka päeval laivis, ma näitasin teile seda matmispaika, eks ju. Sorry, aga see on nii väike.
et reaalselt mina ei kujuta ette, et sinna 5000 tonni laipu maetakse. Ja tegelikult on ju see info ka veel tulnud, et noh, et enne sinna matmist siis tuleks veel kopaga lömastada need, on ju. Siis lenduvad need kõik need igasugused viirused ju õhku. Mingisugused sita roiskumise peale tulevad ju kärbsed, eks ju, igasugused mutukad, putukad. Et ausalt öeldes nagu väga raske on nagu normaalsel mõtleval inimesel nagu aru saada sellest kõigest, et mis nagu selle taga tegelikult on. Et kas nüüd, noh, siin on nagu üks teooria, nagu ma ütlesin ka, et äkki on nüüd niimoodi, et öeldakse, et teie kaevud ongi juba saastunud, eks ju, ja me ei tee teile puurkaeve, sest et noh, me ei ole seda põhjustanud, on ju. Või noh, puurkaevu ehitusest ei ole ju tegelikult tänaseks noh, midagi kokku lepitud nendega, et eelnevalt hakata ehitama või. Ja noh, vaadates kogu seda tee-ehitust seal, kogu suur tee, uhked igasugused terve mets, noh, mingi osa metsast on ju maha võetud, teed on ehitatud, et sinna on nagu ropp raha juba ära raisatud tegelikult. Noh, üsnagi arvestatud summa ma kujutan ette, et nii mõnegi puurkaevu raha, ehitusraha. Et kas siis nagu igaks juhuks riik teeb selliseid väljaminekuid või? Ma ei tea. Ja sellega seoses oli veel üks huvitav asi, kes Õhtuleht ka muidugi võib-olla kirjutab rohkem, mis nurga alt nemad nagu seda asja nüüd kajastavad. Noh, me olime koos, eks, et ja ma natuke valgustasin neid kogu sellest teemast. Noh, ma tõesti arvan, et ma olen nagu suhteliselt pädev täna nagu rääkima selles vaates, et ma olen nii palju asju välja uurinud lihtsalt ise, millest ma pole kõigest jõudnud lihtsalt veel rääkidagi. Ja ühesõnaga, kui ma olin tagasi teel koju juba, siis ma sain ühe telefonikõne, kes oli inimene, kes oli siis näinud seda laivi, mis ma tegin. Ja naine nimega Piret ütles, et tema on Execo endine töötaja. Ja tema konkreetselt, noh, ta on küll praegu pensionär juba, ta ei osanud hetke olukorda nii-öelda siis täpselt nagu öelda, et mis seal praegu toimub, aga tema küsis sellise küsimuse või tähendab, tõi sellise teemamängu, et miks tahetakse neid sigu minna kuskile, noh, reostamata kohta, nii-öelda siis reostust tekitama, viia ja matta. Ja milleks noh, vedada neid kuskile mööda, ma ei tea, teid ja metsi ja kõike arvestades veel, kuidas nad seda teevad, eks siis ei ole nagu väga bioturvaline. Ja ühesõnaga, et tegelikult pidi olema Execol endal seal territooriumil ju vana matmisala. Et ta ütles, ta on ise matnud sinna sigu, ta teab täpselt, see on seal läga kogu, mis nende, kus need läga hoitakse, eks ju, nende taga, seal transpordi osakonna taga, on päris korralik ja arvestatav koht, kuhu on 20 aastat tagasi sigu maetud. Noh, ma ei tea, minu arust 20 aastaga võiks nad juba ära olla nagu kõdunenud, et minul tekib küll täna küsimus, et miks te peate veel mingit kohta reostama minema ja miks te ei või seda sama ala kasutada. Et aiad pidid ümber olema, et noh, idee on ju selles, et te matate selle pärast maha, et viirus edasi ei leviks, et noh, see peab olema ju viirus peab olema ju selles mõttes ikkagi kuidagi kindlalt sinna maha maetud siis sellisel juhul, et see kuskil edasi ei leviks, et noh, miks te ei või seda Execo õue peal teha siis sisuliselt, et noh, pange ka mulla alla kõik, eks, katke millega iganes ja aiad ümber ja katused peale ja las ta siis kõduneb seal, et miks seda suurt hunnikut sigu on vaja siis kuskile vedada. Ühesõnaga, see oli sel ajal olnud siis see matmispaik, kui Vireeni veel ei olnud. Et siis tuli Vireen, eks ju, mingi riigiettevõte, kus siis jälle nii-öelda siis, noh, on mingi business as usual pandud üles, on ju. Et see info ka veel, on ju. Noh, ja siis ütleme niimoodi, et ma olen siin ka päris palju nüüd mitte küll rääkinud, aga olen kirjutanud sellest läga põldudele vedamisest, Frank Kutterist. Ja iseenesest sain ma siis ka teabenõudele vastuse, ehk ma tegin teabenõude selles osas, et
kes, mille alusel, millise dokumendi alusel siis seda läga sinna põldudele Frankfurterist veeti. Noh, siis juba nüüd on juba avalik see, et peale seda minu seda kirjutist ja kõike tuli välja, et mingeid dokumente ei ole. Kõik on mingite suusõnaliste kokkulepete alusel. Ja ühesõnaga, noh, kõik on justkui nagu ainult nagu paberites, et on probleem, et noh, päriselus probleemi ei ole. Okei, viidati mingitele Euroopa Liidu õigusaktidele. Nii, võtsin ma need õigusaktid siis lahti. Ma ei tea, kas ma olen rumal, võib-olla ma olen rumal. Äkki ma olen rumal. Aga mina ei tea, mina ei lugenud välja sealt sellist asja, et seal oleks konkreetselt öeldud, et läga peab 42 päeva. Nemad väitsid, et seal on kirjas, et 42 päeva peab seisma ja siis võib viia kuhu iganes, siis pole ohtu enam. Noh, nii. Kuulge, mina lugesin sealt välja mitte seda, et läga seisab 42 päeva, vaid tegelikult sellest varmist ei tohi liigutada mitte kuskile, mitte midagi 42 päeva. Ehk siis, noh, ma ei tea, et noh, tänaseks tegelikult, kui sa mõtled loogiliselt, siis seal varmis ju iseenesest peaks ju pesemine ja desotamine, noh, kui sa enne viid läga ära, ja siis sa hakkad, kuskilt käis läbi, et öeldi, et nagu seda pole veel tehtud, on ju. Et kui sa hakkad nüüd pärast, eks ju, seda läga või tähendab uuesti seda varmi desotama ja pesema, siis ju kuhugi peab minema see sama, noh, nii-öelda siis pestud kraam, on ju sealt, et see on ju seasitt samamoodi, igasugused viirusosakesed, et kuhu see siis läheb. Seal ei ole ühtegi mahutit, seal territooriumil ei ole mingisuguseid teisi mahuteid, tünne, hoidlaid, sellist asja ei ole. Seal territooriumil ei ole isegi ka selliseid desolahendusi, nagu me nägime siis 5 kilomeetrit eemal ühes savikotis asuvas seafarmi juures. Ma seda ka näitasin teile, kuidas olid uhkelt kõik sellised nagu dušilahendus, eks ju, oli see desovann oli all korralik, siis oli see desoduš seal. Teate, palju see lahendus maksab? Ma uurisin sellega välja. See on mingisugune maks 5000. Et see on nagu olematu raha tegelikult, kui arvestada, mis need sigade pidamine seal ja kogu see kasum ja äribusiness seal käib, on ju. Et see on praktiliselt olematu. Et ma täna nagu mõtlen seda, et kui meil on olemas sellised lahendused, siis miks ei ole PTA nõudnud selliseid lahendusi igale arvestatava suurusega seafarmile? No kas või ma ei tea, alates, ma ei tea, paarisajast seast või 1000 seast, on ju. Nurmes ei olnud sellist asja. Ei olnud. Seal oli ainult mingi hale koht, kus siis nagu see auto läbi sõitis, see oligi kõik, on ju. Ja siis me mõtlen, et ma lugesin ka, et ikkagi 19 800 metssiga on nüüd nii-öelda siis kästud maha tappa, on ju. Siis tegelikult pole ju üldsegi teada palju neid sigu, neid pole võimalik üldse kokku lugeda. Kuskilt käis läbi ka ajakirjandusest. Lugesin, et meil on circa 18 000 siga üldse metsas. Täna ajakirjanik küsis ka minu käest, on ju, et aga mis sa arvad siis, et mis siis peaks tegema, on ju. Et mis peaks tegema selleks, et see katk siis farmidesse ei leviks või seakatk ei leviks kuskil, eks. Siis tegelikult olgem nüüd ausad, et see, et me lähme nagu tapma ümberringi kõike ära ja lähme sisuliselt ökokatastroofi tekitama sellega vaadates siis, mismoodi pärast hundid söönuks saavad ja keda nad söövad, ehk siis nad lähevad kitsede kallale, kitsede populatsioon on ka veel vilets, kitsed söödakse ka ära, siis mis siis saab, on ju, ketikoerad ja lambad ja muu säärane veised ja vasikad ja et siis on jälle see kisa lahti, et hundid murravad. Et tegelikult minnakse ju ikkagi rikkuma seda, ütleme, et nii-öelda iseennast sabast sööma, on ju. Et ma ütlen siiralt, et minu arvates see, et metssigu minnakse niimoodi massiliselt tapma, see on väga vale. See on nii vale, kui vale olla saab. Kui see kõik see info kokku panna, et kärbsed levitavad, sääsed levitavad, mingid põhjavett reostatakse, mingid pinnaseveed tulevad, siis veetakse mööda maanteid, eks ju, seda katkusigu laiali, vedelik voolab läbi, hais tapab, on ju, inimesed on mulle mitmed kirjutanud, et näed, sõitis mööda jälle mingi laiba auto, eks ju, et hais tahtis ära tappa tee ääres ja vedelik voolas, eks ju. Et kogu selle valguses te lähete metssigu tapma, päriselt.
et te lähete igasuguste vahenditega. Täna on lubatud siis akti järgi, eks ju, kasutada termodroone, jahikoeri, isegi liikuvast autost on lubatud tulistada. Nii et sa lähed, sõidad lihtsalt, tõmbad termodrooni põllu peale, sõidad autoga põllu kõrvale ja lihtsalt kukud tapma, on ju. Et loomal ei ole mingit võimalust, täiesti terveid loomi, on ju. Põhimõtteliselt, noh, mida mina täna näen, on see, et me saame tegelikult või noh, need seakasvatajad saavad kontrollida ainult seda, mis toimub nendes sigalas ja sigala nii-öelda siis sissepääsust alates, on ju. Et kui seal on korralikud desoväravad, korralik absoluutselt nagu noh, vaidlemisele mitte kuuluv reeglistik, kontrollitud, võib-olla ka kaamerad üles pandud, et sa näed, mismoodi inimesed ikkagi nagu päriselt sellest kõigest kinni peavad, siis noh, sa saad kontrollida ainult seda, mis toimub sinu sigalas. Kuidas minnakse nagu praegu sisuliselt nagu loodust hävitama ja loodetakse sellega millelegi piir panna. Et noh, ma räägin ühe murekoha veel, on ju. Ma ei ole jõudnud sellest kirjutada, aga kui ma siin juba räägin, siis ma räägin selle ära. Kus mina elan Nõo vallas, on ju. Ühesõnaga, ma avastasin mingi hetk, et meie vallagrupis on selline teade üleval, et inimesed, ärge muretsege, kui teie kodude kohal lendavad droonid õhtuti ja öösiti, et meil siin mingid jahimehed ja mingid PPA ja Keskkonnaamet teeb siis metsigu otsib taga, on ju, et termodroonidega, et siis mööda viljapõlde ja nii edasi, et siis nad näevad, kus need metssead on ja siis nad lähevad tappa. Kuna siis nendele on hirmsad kvoodid ette antud, et kui te neid metsigu siis sellist kogust ära ei tapa, et siis äkki me võtame teie jahimaad ära, siuke ähvardus on näiteks läbi käinud, on ju. Et ühesõnaga antakse mingi number ette ja nui 4 olgu kinni püütud, on ju, või maha tapetud. Aga mis mõttes nagu, et päriselt, et ma ei muretse. Et kuulge, et nagu, kas meil põhiseadus ka on, on ju? Meil on ju põhiseadus. Põhiseadus ütleb, et mul on õigus eraelu kaitsele ja privaatsusele. See on põhiseaduses kirjas, eks ju. Et see ei saa olla nii, et mingi suvaline jahimees droonitab minu maja kohal. Okei. Nad on ka selle aktis päris hästi ära turvanud, et nad on selle jõuga nagu sisse surunud, et kõik on lubatud ja nii edasi, aga kui ma nüüd päris aus olen, siis mina ei lugenud mitte kusagilt välja ühte väga olulist asja. Ehk siis ütleme nii, et meil on ju aastaid olnud selline asi nagu GDPR ehk isikuandmekaitse seadus. Selleta ei tohi nagu hingata ka põhimõtteliselt. Mitte ühelgi lehel ei tohi sul seda olla üle, noh, et sul ei ole nagu tagatud või turvatud see, kuidas sa töötad isikuandmeid. Ja kui me nüüd võtame selles valguses, et mingid jumalast suvalised tüübid, lihtsalt täiesti, kas ta on Läti mingisugune varas või on ta jahimees, kust mina tean, kes selle minu kodukohalt drooni lennutab, eks ju. Ja põhimõtteliselt suvaline tüüp filmib midagi ülesse ja mis edasi saab? Kus siin see isikuandmete kaitse on? Et mis selle videoga tehakse siis? Ma isegi ei tea, kes seal filmib, eks, kuhu need andmed lähevad, äkki need müüakse nagu mingitele varastele maha või ma ei tea, kõik inimeste õued pildistatakse ja filmitakse üles, mida head paremat on ja siis võib-olla, ma ei tea, kellelgi tekib mingi äge äriidee, et noh, et noh, tegelikult see ei ole ju okei, on ju. Et noh, meil on põhiseadus, meil on nagu mingid seadused, mida nagu noh, iga normaalne inimene, kui mina lähen rikkuma täna nagu kellegi eravaldusesse kõnnin, kui ma ei tohi sinna minna ja hakkan seal filmima, möllama, ma saan väärteomenetluse. Ma tunnistan ausalt, ühel juhul ma olen saanud, aga mitte sellepärast, et ma läksin kuidagi pahatahtlikult või ma läksin ühte kaebuse peale, kus öeldi, et ei tea, kas ongi üldse kedagi enam päästa, mingi koer oli kuskil. Ja mind tembeldati nagu süüdlaseks, eks. Et kuigi ma ei teinud seal midagi halba ja ei võtnud isegi koera seekord kaasa. Et koer oli üksi jäetud elama mingile kinnistule, lihtsalt käidi aeg-ajalt siis talle süüa viimas. Et ühesõnaga, no ma ütlen igaks juhuks, et tänaseks seda koera õnneks seal ei ole mitte varastamise teel, vaid nad lõpuks andsid selle koera ikkagi ise ära. Aga mina sain väärteomenetluse sellest. Ja täna siis on lubatud riigi poolt väidetavad siis, et mingid suvalised tüübid lennutavad meie kinnistute kohal droone öösel, õhtul. Ja
ja see ongi okei. Ja see on lubatud ja see on nagu täiesti normaalne tegevus. Selleks, et tappa sigu. Leida sigu. Et ma ei tea, mis te arvate, et kirjutage siia kommentaaridesse, et kuidas teile tundub, et kas teile meeldiks, kui teie kodude kohal mingid suvalised tüübid lennutavad droone, ütlevad, me otsime sigu, on ju, aga kus me teame, mida nad otsivad. Et võite rahulikult siia kommentaaridesse kõik oma emotsioonid ja mõtted kirja panna, sest mina panen oma emotsiooni praegu siia laivi, on ju, ja mõtted, et ma ei tea, kas ma mõtlen nii valesti või kas iga kord peab olema nii, et kui ma hakkan mingisugust jälge uurima, mingisugust asja uurima, teate, ma ka ei ole vandenõuteoreetik, üldse ei ole, ma olen tegelikult jumala kahe jalaga maa peal inimene ja ma olen seda ka rääkinud, eks ju, küll, ma ei tea, vaktsiinide ja mis iganes asjadega seoses, eks, et ei ole vandenõuteoreetik, aga ka rääkides täna pikalt ja põhjalikult siis ajakirjanikuga, siis ma ütlen ausalt, et inimesed teatud asju, kui nad ei süvene põhjalikult, nad ei oska kokku viia. Ja täna siis ausalt öeldes lõpuks vestlesime ja inimesed nagu kuulavad kõrvalt ja ütlevad, kurat, sul on õigus. Et see on nagu mingi jumala suur pilt, mida tegelikult sügavuti korraks katkes, on ju. Aga et kes nagu natukene süveneb sellesse teemasse, siis iga normaalne inimene saab aru, et asjad ei ole ju korras. Ei ole korras. No see ei saa olla korras lihtsalt, kui nagu, ütleme see sama 13 kaevu on reostunud, on ju. Okei, kui nad ongi päriselt reostunud, nagu päriselt, et pinnase vesi jookseb sisse, kuskilt mingi sitavesi jookseb, ütleme siis otse kaevu, sest need kooli ja enterobakterid, need on võimsad, sitabakterid, on ju. Et need kaevu jooksevad siis, seal on juba nagu suur probleem selle ju pinnase veega, ehk see tähendab seda, et kui see asi kõik pärast nagu põhjavett mõjutab, siis see tuleb uuesti nende kaevudesse. Kuidas te üldse hakkate nagu mõtlema selle matmise peale sellises kohas, on ju? Või siis, kui te olete lohakalt oma tööd teinud, te olete reostanud need võetud proovid ja siis te lähete ja esitate neid reostatud proove inimestele tõe pähe. Te isegi ütleme siis niimoodi, et te isegi ei kahtle. Nad ei ole kordusproove võtnud ju. Et kui sul tuleb 13 kaevust samad proovid, siis sa nagu hakkad mõtlema, et kuule, et äkki ma tegin midagi valesti. Äkki ikkagi ei ole nii, sest et uuring näitab ju midagi muud, kõik peaks nagu ohutu olema. Et äkki ma lähen siis võtan uuesti need proovid. Et äkki ma siis tõesti saastasin ära ise need proovid, on ju. Lähen teen uued proovid. No ei ole uusi proove tehtud ju. Õnneks täna selgus ka see, et see majapidamise Patrick on ju ütles, et nad olid hommiku võtnud ise veeproovi korrektselt, nii nagu peab, ja viinud sõltumatult laborisse. Ehk siis, ma sain tema kontakti ja ma loodan, et ma saan talt nagu teada, et mis see sõltumatu uuring siis nii-öelda näitab, on ju veeproovile. Ja kui see tõesti näitab koolibakterit endiselt ja enterobakterit, on ju, enterokokki tähendab, siis sorry, aga mis matmisest te räägite selles asjad, selles kohas siis. Te lähete ju veel hullemini saastama neid kaeve. Et põhimõtteliselt et kõik need asjad panevad nagu tohutult mõtlema. Nii, ja räägime nüüd Frank Kutterist natukene. Ma saan sealt infot. Selles mõttes sellest piirkonnast päris palju infot. On omad kanalid, on omad allikad, on ju. Ja kui te mäletate, siis Nurme Sigala juures ütles tegevjuht, rääkis ja mitte ka ainult tema, vaid rääkis ka pärast see PTA ise, on ju, et kuidas see tsükkel on siis pärast Katku Sigala nii-öelda sigade hukkamist, et mismoodi siis asi edasi käib, on see, et kõigepealt siis pestakse, puhastatakse ära nii-öelda, siis desotatakse, see võtab umbes 6 aega. Siis on 1 kuu pausi, siis tehakse veel teist korda see sama protseduur läbi, ehk kokku see periood on 3 kuud. Nii, võtame nüüd Frank Kutteri. Nad väitsid, et nad ei ole isegi puhastamisega alustanud. Et nad viisid nagu läga ära, et nad ei ole nagu alustanud, et nad tahavad nüüd puhastada. Nii, aga mis tegelikult on ju? Tuli infot, et tegelikult Frank Kutteri, nad panid kinni selle tööstuse, mis tootis neid tooteid, on ju. Aga nad ei ole ju sigalaid kinni pannud selles vaates. Et tegelikult olevat nende Saaremaa farmides ikkagi nagu nüüd neid põrsaid liiga palju.
neid pole kuskile panna, nii nagu Nurmes räägiti ju, et neil on ju toodetud põrsad peale, et neil on kiiresti kõik vaja puhtaks saada, et muidu on vaja põrsaid hukkama hakata, eks. Et nad on mingis asenduslaudas praegult. Ja põhimõtteliselt kutteriga on ju sama lugu, et nüüd tahetakse siis sinna põrsad tuua, aga no kuulge, kui me hakkame nüüd arvestama, kuna see 3 kuud täis saab, siis et kui kõik korrektselt teha, on ju, siis siis ütleme niimoodi, et sa ei saa praegult hakata seal, juba vedasid läga ära, on ju, ja see asi, ütleme niimoodi, ei ole korrektne. Näiteks seesama, et kui neil on nagu koristamata see kõik siis ja läga nii-öelda, kui nad väitsid, et 13.07 oli viimane päev, kui midagi sinna lägamahutitesse pandi. Teate, mis see tähendab, jah? See tähendab seda, et see ülejäänud läga, mis tekkis kuni viimase sea hukkamiseni, see ju ka, ega sead situvad ju, eks, et see ei ole ju võimalik, et sead ei situ nagu kuu aega. Et see tähendab seda, see on kivistunud sinna juba. Ega siis läga pead sa ikkagi mingisugune kord nädalas vähemalt ju välja sealt uhtma. Selleks, et ära ei hanguks sinna, et see üldse töödeldav ja käsitletav oleks ja sinna mahutitesse nagu võimalik teda nagu ladustada on normaalselt. Ehk siis, sorry, aga kui nad väitsid, et nad ei ole 13.07 kuni viimase sea hukkamiseni mitte ühtegi lägatoimingut teinud, siis see on absurdne. See on absurdne vale lihtsalt. Sest et see ei ole võimalik füüsiliselt. Lihtsalt see ei ole ühegi asjaga kooskõlas. Ja maru mugavalt oli ka loetud siis need päevad. Et ma hakkasin arvutama, et tunne jäi selline, et sisuliselt oleks keegi nagu küüsinäridesse nende lägamahutite kõrval seisnud auto ootel, et nüüd, kui see kellaaeg ja päev kukub, see 52, eks, siis on lubatud viia, on ju. Et täpselt see oli nagu kalendrist loetud niimoodi, et keegi oleks nagu pingsalt, eks ju, seisnud seal kõrval. Aga siis ma küsin, et kui 42 päeva oli, et miks siis 42 päeva hiljem ei hakatud viima? Miks täpselt 52 päeva? Aga sellepärast, et Imbi Silde oli ta vist või jah, mingi PTA töötaja, ametnik, ülemus. See ju ütles kuskil ajakirjanduses välja, et 52 päeva. Nad ei tea ise ka, kas 42, 52, 60, sest et juhendis tegelikult, mis on ka kusjuures nendes samades Euroopa Liidu määrustes, on räägitud 60 päevast. Ei ole 52, ei ole 42, on 60 päeva. Ehk siis, et selleks, et katta nii-öelda kellegi tagumikku sõna otseses mõttes, loeti siis tagurpidi, eks ju, ja siis kirjutati mulle mingisugune kuupäev 13.07. Ainult, et nad panid ühe päevaga mööda, sest nad ilmselt rumalakesed unustasid ära, et meil oli juulis 31 päeva ja augustis 31 päeva. Ehk siis ühe päevaga pandi mööda. Et ei saanud nagu laia lauaga võtta kuu, on ju. Et ühesõnaga kõiki neid asju nagu kokku mõeldes, siis ütleme, et show must go on, nagu öeldakse, et ikka leiba ja tsirkust, et üks vale tekitab järgmise vale ja siis ei mäleta enam, mida sa eelmises vales kokku valetanud oled. Ehk siis tegelikult nüüd täna 15 on homme saab ka see aeg täis, kui mulle peaks nüüd saabuma siis selgitustaotluse vastus. Ehk siis kui te mäletate, siis tegelikult PTA tõestas ka oma tõestati ära ka laseri saates see, et PTA ju tegeleb loomapiinamisega. See on otsest mõttes loomapiinamisega. Et see, kuidas neid sigu gaasitatakse nendes autodes, see on ju loomapiinamine, 30 minutit loomapiinamist, lämbumise läbi, on ju. Et ma küsisin ju väga täpselt kõiksuguseid küsimusi, mille peale, kes siin mõned arvasid, ma kiusan PTA-d sellega, aga minu arust olid need väga nagu normaalsed küsimused selles vaates, et kui me räägime ikkagi, et meilt nõutakse ju Paide pukk kõike. Ükskõik, linnuke jääb kuskile panemata, sa saad juba trahvi. Ma ei tea, ületad siin mingit 2-3 kilomeetrit kiirust või ma ei tea, jätad 2 päeva oma ülevaatuse autol tegemata või jääb sul mingisugune luba kuskilt küsimata või hilined sa mingisuguste maksetega kuskile või mida iganes, siis põhimõtteliselt kohe keeratakse sulle ju. Kohe sa saad trahvid selga ja nii edasi, eks. Et ja siis nagu põhimõtteliselt
riigiametitel on siis kõik nagu lubatud. Lihtsalt jõuga inimestest üle sõita. Jõuga põhiseadust eirata. No kõik asju on nagu lubatud teha. Et ausalt öeldes mina ei tea. Iga inimene on erinev. Mina ei ole selline, kes lubab endast üle sõita. Mina arvan, et mitte keegi ei peaks endast laskma üle sõita. Lihtsalt ongi see, et praegult on ma arvan, et tuleb lihtsalt üksteisele toeks olla ja need samad inimesed, kes seal Metskülas ka nagu praegult võitlevad sõna otseses mõttes lauslollusega, et ma ütlesin Patrickule ka, et mina ei tea, mina toetan teid ja mina proovin vähemalt nii palju teha kui võimalik, et see jamp siin ära lõpeks, on ju. Kas või kui ma muud ei saa teha, siis ma avalikustan. Ta oli väga poolt, et vähemalt keegigi tuleb nii-öelda ja toetab ja appi, et kuskilt mujalt ka, et nad ei võitle nagu tuuleveskitega, et kõigil ei ole seda julgust võib-olla ja ei ole ka aega või ei ole ka neid teadmisi, eks ju, ja võib-olla nii palju isegi, ma ei tea, ei suuda mõelda, on ju. Aga ma suudan nagu. Ja vaatan, keegi küsib, kus need sead täna on, okei. Mis sigu sa mõtled, et sa mõtled nüüd neid sigu, jaa, muidugi. Sa mõtled neid sigu, et kus neid hoitakse nii kaua, kui neid sinna katlasse aetakse nii-öelda, eks ju, Vireenis. Ma ei tea, kus nad on, aga miks meile ei räägita, kus nad on? Kas teie olete kuskilt kuulnud, kus need sead on siis? Et neid ju järjest tapetakse, 27 000 siga, see on ikka päris pikk protsess, nad ütlesid, kuu võtab aega vist on ju. Et kus nad siis on? Ma ei tea, äkki kuskil kile all vedelevad ja mädanevad õues või on nad kuskil külmhoones või? Meil ei ole ju näidatud. Meile ei ole näidatud reaalselt, kus need sead on. Kus nad hoiavad neid laipasid? Räägitakse küll, et Aatria põletab seal mingisugune kogus, eks ju, päevas ja Vireen põletab ja veab mingi kogus päevas. Aga see kõik on ju väike kogus, on ju. Ja kogu see aeg on siis, ütleme niimoodi, et Laser kinnitas ka seda, et kogu see aeg on tegelikult loomapinamisega, ehk siis neid sigu tapetakse väga võikalt ja loomakaitse ja inimesena ma ei saa selles kohas küll vait olla, et mina ootan küll ametilt väga nagu põhjalikku vastust, täpselt sama põhjalikku, kui olid need küsimused. Ja ma ei oota mingit järjekordset läusti, et nüüd tagantjärgi kirjutame mingeid pabereid ja tunnistusi inimestele välja. Mina tahan, et need oleks digitaalselt tõestatud nagu varasemate allkirjadega ja nii edasi. Et mitte niimoodi, et nüüd tuleb jälle võib-olla mingisugune teade, siis et me unustasime jälle mingi paberi või keegi unustas midagi kirjutada kuskile või sorry, see ei päde enam. Me ei räägi mingisugusest, ma ei tea, lasteaiamängudest siin. Me räägime ju tegelikult väga paljudest eludest ja inimestest, kelle elu see mõjutab. Me räägi isegi kui me loomad jätame kõrvale, siis võrtelge, kui palju inimesed kaotavad töökohti. Mis meie toidulauaga toimub? Me peame kõik hakkama sööma mingit välismaa liha, on ju. No ma ei tea, ma nagu ei taha, on ju. Et selles mõttes, jah, kõik see värk on, nagu ma praegu räägin ja iga päev toob mingi uue avastuse. Iga päev on selline päev, mis vaatame, kuhu see jõudma hakkab. Igatahes ma mõtlen, kas mul õnnestub veel mõni teabenõue või selgitustaotlus siit välja kerida, et kindlasti õnnestub. Ja lisaks seesama metsigade arutu tapmine seal metsas, et see peab lõppema, sest et me ei saa kontrollida seda, mis toimub looduses. Kuidas me lähme loodust kontrollima? Loodust hävitama ja siis mõtleme, et me sellega kontrollime. Me saame kontrollida, see on põhimõtteliselt täpselt sama suhtumine ju praegult, et me saame kontrollida seda, mida meie mõtleme, mida meie tunneme, mida me ise teeme. Me ei saa kontrollida teiste inimeste tegevust nii palju, eks? Selle loodusega on täpselt sama, selle sama farmi kontroll on oluline. Sinna sissepääsu kontroll on oluline, selle bioturvalisuse kontroll on oluline. Mitte see, et me lähme tapame nüüd ümberringi kõik sead maha mööda, metsi on ju Eestimaal. Ja sellega me oleme seakatku nagu ära hävitanud. Ei ole ju. Ja teiseks on see, et nagu minul on ikka endiselt tunne, et minust peale eksekut ei ole ühtegi olulist farmi ju öeldud, et on nakatunud. Aga miks? Ikkagi jääb küsimus, miks? Kuidas see nüüd nii järsku siis on? Meil oli siin üle 25 kraadi, isegi rohkem, ligi 30 kraadi oli siin Lõuna-Eestis sooja nädal aega. Nüüd just, septembrikuus.
et kui nad hakkavad rääkima seda, et oo jaa, et viirused enam jahedaga ei levi niiviisi ja et see kõik on nagu, sorry, ei olnud jahe. Päris palav oli. Et ütleme niimoodi, et ma ei tea, mis te arvate, kirjutage siia kommentaare, ega vaadake, pange mulle siia kommentaaridesse ka äkki mingeid mõtteid, on ju, et kirjutage rahulikult, mõelge läbi, et mida ma veel uurin või kuhu ma veel nagu võiks nii-öelda siis, mul on hästi palju informaatoreid, mul on päris mitmeid kontakte igal pool, ütleme nii, päriselt igal pool, et see info tuleb minuni, kui ma isegi oskaks nagu küsida, et ma võib-olla päris ise ka ei tule absoluutselt kõikide asjade peale praegult, et kindlasti on siin mingeid siuksi huvitavamaid seoseid veel, mille peale ma pole tulnud lihtsalt, et pange kõik kirja, mis te tahate küsida ja mis te mõtlete, et väärib nagu uurimist, et ma vaatan, kas see on reaalne, kas see on teostatav, kas see on tehtav ja siis ma saan jälle uurida, et jah, et siin inimesed, ma loen, Piret arvab, et noh, et kas seda katku üldse siis ikkagi on olnudki ja kõik, et ma ei tea, ma olen rääkinud jahimeestega, ma olen enda elust mäletan seda, et ka minu elus oli üks jahimees 2015 ja ma mäletan seda, et noh, enne seda oli meie külmikud olid metsa liha täis, kui see katk tuli, on ju. Ja peale seda, kui see katk tuli, noh, siis enam ei olnud. See tähendab seda, et tegelikult me ei saanud mitu aastat suudaid metsa liha, sest metsi kui ei olnud lihtsalt. Et siis väidetavalt oligi see katk päriselt. Noh, üks teooria oli ka veel see, eks ju, et Lõuna-Eestist ta alguse sai ja siis need metssead nii-öelda nakatusid katku, kes suri maha, aga nagu teised sead siis liikusid põhja poole nagu selle haigusest ära, on ju. Et keegi veel siin üks tuttav rääkis just, et kui toona oli see, et noh, te teate, olete kindlasti lugenud, et kuidas see haigus väljendub, et on kõrge palavik, eks ju, verejooksud ja nii edasi, et kui õhtul läksid siis mere ääres kuskil Läänemaal jalutama, siis roostikust nägid, kuidas notsud istusid tagumikku pidi poolest kerest vees ja jahutasid ennast merevees, on ju. Et noh, et sead liikusid siis põhja poole ja siis, kui see katkupuhang nii-öelda väidetavalt möödas oli, et siis liikusid alla tagasi lõunasse ja siis paljunesid siin edasi, et ma ei tea, noh, see on üks teooria, et täna mina arvan küll, et tegelikult tuleks lõpetada ära see arutu metsasigade jahtimine. Jah, sureb ära, siis sureb seal metsas ära, aga kõik ei sure ära, on ju. Ja need, kes ei sure ära, nendel tekivad ikkagi antikehad. Et täna on ka väidetud kohati seda, et selle viirusega ei saa antikehasid tekkida. Kuidas ei saa siis? On ju laborites on ju välja, noh, jahimehed on ju viinud laborisse, seal on ju tulnud välja antikehad. Tekivad ikka küll, eks. Et samamoodi ju nagu selle Covidiga, et kui mingi üks tüvi oli ju läbi põetud, eks siis tekkisid ju mingi, noh, pärast ju see test näitas seda, mingid antikehad ikka tekkisid, on ju, et ma arvan, et sigadega on täpselt seesama, et tegelikult ei ole vaja neid tappa niimoodi ja vaja on kontrollida seda, mis toimub sigalates, pigem alustades siis tõesti võib-olla natuke kaugemalt juba kui see värav, on ju, et pange kas või kahekordsed desotamised, mis iganes, eks, ja kui, noh, kui keegi haigestub, siis eraldage need haiged sead, eks ju, pange nad teistesse ruumidesse kuskile ja jälgige, mis saama hakkab, on ju. Ja noh, teiseks lugesin ma veel sellist asja ka taaskord, on ju, et noh, jälle minu mõistus ei võta, on ju. Kodusigade liha väidetavalt ei saa selle pärast töötlusse viia ja nii-öelda maha müüa või konserviks teha või mis iganes see olla. Pool aastat kuni aasta siis lihas säilivad see viirus. Nii, metssead seevastu, eks ju, on täpselt samamoodi, lastakse maha. Üks on kõrvuti on katkusiga ja mitte katkusiga ja seda mitte katkusiga saab võid viia, eks ju, sinna tööstusesse. Et noh, kus see loogika siin on, et samamoodi sa saastad ära ju selle tehase, kes seda konservi teeb. Noh, täpselt samamoodi. Et noh, ühesõnaga, kui see viirus on olemas, võimalik, et on, ma ei vaidle vastu, ma ei saa väita, et seda ei ole, sest ma ei saa seda lihtsalt teha, eks. Aga siis ma ütlen, et see on igal pool. See ei ole võimalik kontrollida. See on absoluutselt igal pool. See on juba meie nendes lihakombinaatides, igal pool
tööstustes sees, see on igal pool sees siis järelikult, sest kui see on nii nakkav, nagu meile on räägitud, siis pole võimalik lihtsalt, et seda kuidagi kontrollida väljaspool neid sigalaid üldse võimalik on. Seda on tassitud juba nii palju laiali, see lendab nii palju laiali, seda viiakse nii palju laiali, nii et see ei ole lihtsalt võimalik, et see juba ei oleks igal pool. Ja selle valguses minna siis nüüd kunstlikult veel juurde reostama loodust. Noh, okei, kui te, ma saan aru, kui see lihtsalt ehitage, siis ma ei tea, mingisugune betoonist, no nagu need, ma ei tea, suured need lägahoidlad on. Need on ju ka suured betoonist hoidlad, on ju. Asi seda teil ehitada sinna metsa siis ei ole, eks ju. Tõmmake see betoon sinna, ma ei tea, 10 meetri sügavusele maha, on ju. Pange need sead sinna sisse, katke betooniga kinni ja igaseks unustatud, on ju. Okei, mets seal peal, võib-olla hakkab ka kasvama millegi, kui sinna mullakiht peale panna, on ju. Aga muud moodi ma ei tea, Ja teiseks mul on ikkagi küsimus, et miks siis sellisel juhul ei teha näiteks sellest, teate, et sellest lägast on võimalik ka biogaasi teha. Et seda läga üldse kuhugi panna, seda ei pea põllule laotama selleks, et uuesti seda nakkust levitada kuskil. Sellest on ka võimalik biogaasi teha. Miks seda ei teha? Ei ole mahuteid või? See peaks ju üsna kasumlik olema tegelikult. Et viiaksegi tünnidesse, hoitakse, seal oli mingi teatud aeg, 50 või ma ei mäleta mitu päeva. Ja siis sa saad sellest ju toota biogaasi. Miks see nagu letti pole läinud või loosi pole läinud või need sead samamoodi. Sigadest saad ka biogaasi toota. Need sukatud sigadest. Et miks seda pole nagu tehtud? Et ühesõnaga endiselt on rohkem küsimusi kui vastuseid ja küsimusi tuleb järjest juurde ja nii kaua, kui ei hakata meile tõtt rääkima, nii kaua ongi need küsimused õhus. Ehk siis väga tänan teid, et viitsisite vaadata, kuulata, võib-olla ka kes päeval vaatasid, äkki oli põnev. Et eks ma vaatan, mis edasi saab ja kirjutage siia kommentaaridesse, mida te tahate, et ma veel uurin. Tšau! Nüüd ei saa kinni seda.